Tere, mina siis olen Eliise Tõllimäe ja suure osa oma tööalasest rollist olen siis Peipsi ääre vallas noorte heaolu spetsialist. Aga täna ma räägin teile siis natuke oma teisest tööalasest rollist pereterapeudina, kuidas siis vanemana oma last toetada, kui tal on õppimisega keeruline. Aga alustame sellest, et kuidas see õppimine ise üldse käib. Et õppimine ei ole pelgalt selline faktide pähe õppimine ja meeldejätmine, vaid see on omaette selline protsess ja muutus noore siis mõtlemises, tunnetes ja käitumises, mis siis tekib läbi selle õppimise kui kogemuse. Ja läbi selle saab ta vajalikke oskusi, teadmisi, kuidas elus üldse hakkama saada ja kuidas suhetes hakkama saada. Vaatame siis, mis on need olulised faktorid, mis selle õppimise juurde käivad. Esiteks määrab seda väga palju noore enda enesetunne. Et selle protsessi edukus sõltub hästi palju ka sellest, kuidas noor ennast ise tunneb. Kui ta on stressis või tunneb häbistatuna, kuidagi alavääristatuna, siis on tema jaoks ka õppimine oluliselt raskem. Et mida turvalisemalt noor ennast tunneb, mida toetatumalt ta ennast tunneb, seda efektiivsem ja seda tulusam see õppimisprotsess tema jaoks on. Siis teine osa on seesama stressitase. Et stress on meil elus kõigile väga vajalik ja väga oluline on see, et kas seda stressi on õppimises liiga palju või on teda liiga vähe. Et kui stress on sellises piisavas normaalses koguses, siis saab ka õppimine väga edukalt toimida. Kui stressi on liiga vähe, siis ka ei teki motivatsiooni, ei teki sellist head õppimise tunnet ja siis ka ei taha noor või teismeline õppida. Kui see stress läheb aga liiga raskeks, seda tuleb liiga palju, siis samuti on see stressitase liiga suur ja siis juba aju ei suuda õppida, sest aju siis tegeleb selle stressiga toime tulemisega. Siis on veel oluline selle juures see, kui tähenduslikuks noor seda õppimist peab. Et paljugi on seda küsimust, et miks mul seda vaja on või mis ma sellega peale hakkan, kuidas ma sellega elus edasi toimetan. Et väga oluline on aidata noorel seda sõnastada, miks see on oluline. Et tema aju veel ei ole võib-olla võimeline looma neid seoseid, et kuidas see põhjus tagajärg seos õppimisest võiks tulla, et siis täiskasvanutel on see roll aidata seda tähenduslikkust õppimisse luua. Ja siis on veel väga oluline see suhe täiskasvanutega. Et noored ei õpi mitte ainult nendelt, kes on kõige targemad, vaid neilt, kellega neil on selline hea toetav suhe. Need, kes neid märkavad, kes aitavad neil tunda ennast aktsepteerituna, hoituna, mõistetuna. Et võib-olla olete ka oma kas lapsepõlvest või siis oma laste pealt näinud, et nende õpetajatega, kellega noortel on nii-öelda keerulisem suhe või on konfliktid, siis nendes õppeainetes on noorel ka oluliselt keeruline õppida ja õpimotivatsiooni säilitada. Ja viimane selline väga oluline osa või faktor sellest õppimisest on siis ka aju arengul. Et meil täiskasvanute vahest on võib-olla keeruline mõelda tagasi sellele ajale, kui see aju veel päris välja arenenud ei olnud, aga noortel siis on see, et nende see otsmikusagar siin ees ei ole veel nii palju välja arenenud ja see otsmikusagar siis vastutabki suuresti selle eest, et kuidas oma tegevusi planeerida, kuidas reageerida, kuidas teatud emotsioone pidurdada, et siis nende jaoks on see ka oluliselt keerulisem ja tuleb seda mõista, et vahest neil on raskem sellega toimetada. Et seega õppimiseks on vaja päris palju olulisi faktoreid, mis selle edukust määravad. Aga vaatame siis nüüd seda, et miks siis tänapäeval noorte jaoks õppimine üldse nii raske on. Et õppimine aja jooksul on tõesti muutunud raskemaks ja mitte ainult selle sisulise poole pealt, sest meil on tõesti palju rohkem infot, mida töödelda, palju rohkem oskuseid, mida õppida, aga see sisuline pool on ka selle võrra raskem, et elu noore ümber on tõesti väga palju muutunud, et meie elutempod on oluliselt kiiremad, ootused on väga palju tõusnud ja tähelepanu noorte ümber on väga palju killustunud. Et see üks osa, mis õppimist väga palju raskemaks teeb, ongi see, et meil on nii-öelda siis pidev infotulv ja see tähelepanu killustamine, mis kohati on justkui selline kahe teraga mõõk, et ühtepidi on see tore, sest meil on kogu maailma
info kättesaadav sisuliselt meie peopesas nutiseadme näol. Me saame minna sotsiaalmeediasse, me saame vaadata videosid, küsida küsimusi, Google'ist otsida kõiki vastuseid. Aga teiselt poolt see teine nii-öelda mõõgatera on see, et seda infot tuleb väga palju peale ja seda tuleb väga kiiresti, väga killustatult peale. Et noore aju, mis veel on oma arengus, peab tegelikult suutma kogu seda infot siis läbi töödelda ja sageli on see päris keeruline ja mõjub siis just tähelepanule raskendavalt. Ja see on see, mida just õppimises väga palju vaja on. Et väga palju on vaja sellist keskendumist, rahulikult nii-öelda süvenemist, et see pool, mida siis see nutimaailm meil pigem raskemaks teeb. Lisaks on noortel pidev surve ja hirm eksida. Et see tänane meie teema ka väga palju haakub sellega, et noortel on oluliselt keerulisem leida neid edasiõppimisvõimalusi, et on vähem kohti, kuhu nad saavad õppima minna ja neil on suurem selline konkurents teistega nende kohtade peale. Et kui te kuulasite ka neid noori, kes siin Jaanika esitluses rääkisid, et see surve ja pinge, mida ma eluga peale hakkan, kelleks ma saada tahan, kuhu ma õppima lähen, et see aina rohkem süvendab seda sellist hirmu ja ärevust, mis jällegi ajule mõjub stressiga ja siis stressis aju, nagu me rääkisime, ei õpi. Ja tõesti oluline see õppimise tähendus, et meie ühiskond liigub väga kiiresti edasi, on väga palju uusi oskusi, teadmisi, kogemusi ja võib-olla siis õpikutarkus ei jõua veel niivõrd kiiresti selle ajaga kaasas käia, mistõttu seda tähenduslikkust on noortel aina keerulisem luua, kuna nad saavad seda infot erinevatest allikatest juba läbi videode ja sotsiaalmeedia. Et siis on keerulisem õppeklassis istuda ja õpetajat nii-öelda kuulata. Ja ma arvan, et üks väga oluline faktor, mis veel tugevasti mõjutab seda, miks meie nii-öelda tänapäeva noortel õppimine raske on see väsimus ja ülekoormus. Et paratamatult nende koolipäevad on pikad ja väga intensiivsed. Paljud noored tunnevad ka survet ja tegelikult on see ju ka vajadus käia trennides, huviringides, mis toimuvad sageli veel peale koolipäeva. Et pole väga nii-öelda harv, kui laps jõuabki alles õhtul kell 8 trennidest, huviringidest koju ja siis hakkab ju veel nii-öelda järgmise päeva õppetükkideks õppimine. Ja muidugi oma osa on sellel ka nutiseadmetel, et noortel on kogu selle aja piires ju ka vajadus eakaaslastega suhelda ja seda sageli tehakse läbi sotsiaalmeedia, mis veel nii-öelda võtab oma tüki siis sellest õhtusest vabast ajast. Aga vaatame siis sellest, et kui me räägime õppimisest, siis me räägime alati ka motivatsioonist ja motivatsioon on väga oluline faktor, et motivatsioon ise ongi see, mis selle õppimise kui protsessi käivitab ja ilma selle motivatsioonita see ei aktiveeru, et õppimiseks vajalikke protsessi ajus ei teki, kui me ei ole motiveeritud uurima, lugema, vaatama. Ja selle tõttu on seda motivatsiooni oluline siin kaardistada. Ja õppimise jaoks on vajalik nii sisemine kui ka väline motivatsioon. Väline motivatsioon on miski, mida me saame väljastpoolt. On need siis nii-öelda hinnete näol, selline vanema roll või õpetaja roll, tulemused, mida me sellest saame, mis tekitavad selle, et tahan pürgida nende tulemuste poole. Ja sisemine motivatsioon on see, mis tekib meie endi sees, see tahe õppida, et kui me avastame midagi ägedat, vahvat, et siis me tahame selle kohta uurida, rohkem teada saada, rohkem nii-öelda kogeda. Ja motivatsiooni siis nii-öelda tekitavad väga olulised faktorid, näiteks siis see, kuidas on varasem kogemus olnud õppimisega, see, kui saab eduelamusi, et kui noor saab häid hindeid või ta saab head tagasisidet või ta saabki selle kogemuse, et ma sain midagi uut ja ägedat teada. Oluline on seesama tähenduslikkus, et kui see seostub kuidagi noore huvide või kuidagi tema sellise eluga, siis ta on palju motiveeritum uurima, saame teadma uusi teadmisi veel nii-öelda järjest kaevama sügavamale sinna teemasse. Oluline on ka see üleüldine turvatunne, et kui noor tunneb ennast turvaliselt, mõnusalt hästi, siis on tal ka rohkem motivatsiooni õppida. Et see tähendab siis seda, et tema aju nii-öelda ei tegele sellega, et peab kustutama kusagil mingisuguseidki kriise, et kas või
depressioon või ärevus või mõned muud vaimse tervise teemad, et nende puhul on noorel lihtsalt keerulisem selles õppimisele nii-öelda motiveeritud olla. Ja lisaks on siis selline valikuvõimalus või autonoomia, et noored vajavad autonoomiat, nad vajavad sellist ise otsustamise võimalust, sellist vabadust, et on see siis see, et teen koolitükke kohe peale kooli või käin sõpradega väljas ja teen siis oma koolitükid ära. Et see annab talle võimalust autonoomiaks ja see on väga oluline omadus, sest see aitab tal harjutada ka tulevikueluks, kus ta peab ise hakkama valikuid tegema ja ka vastutust võtma. Motivatsioonil on ka sellised osad, mis võivad seda hävitada. Et nii nagu me rääkisime, siis üheks suureks motivatsiooni nii-öelda hävitajaks või mahasurujaks on stress. Et kui noor on väga stressis, ta tunneb ennast pinges, tal on vaja nii-öelda vaimselt tegeleda igasugu muude teemadega, siis hävitab see sellist õpimotivatsiooni või motivatsiooni teha selliseid kasulikke ja vajalikke asju. Lisaks mõjub sellele väga palju negatiivselt see, kui on kriitikat või võrdlemist. Kui koolist saadav tagasiside on pidevalt selline negatiivne või halvustav, kritiseeriv, siis on noorel keeruline võtta ennast kokku, minna kohale ja proovida teha paremini. Et ta vajab seal ikkagi sellist julgustamist ja jõustamist. Ja see võrdlemine on meie inimesteks olemise osa, aga seda on võib-olla ka liiga palju, et nii koolikeskkonnas kui mõnikord ka koduses keskkonnas, et võib-olla olete märganud neid lauseid, et näed, sinu õde küll sai, et kuidas sina ei saa. Noortel on ka väga-väga suur hirm eksida, et nad teavad seda, et tuleb olla parim, tuleb pingutada, tuleb jõuda nii-öelda edasi, et see jällegi soodustab seda, et tekib hirm eksida ja siis see tekitab jälle selle olukorra, et ma enam ei proovigi. Et pigem nii-öelda loobun kohe alguses, kui et proovin ja siis nii-öelda eksin või kaotan. Et siin on ka oluline jälle noort toetada selles, et julgustada teda proovima. Ja nii nagu ma eelnevalt juba mainisin, siis suur roll on ka väsimusel. Et kui noor tegelikult tegeleb aktiivselt sellega, et hoiab oma nii-öelda elufunktsioone üleval ja püüab siis nii-öelda koguda ennast ja hoida ennast jõus, siis tegelikult ei ole ajul seda ressurssi, et veel õppimisega tegeleda. Lisaks motivatsioonile on tõesti oluline asja juures ka distsipliin, mida tegelikult on hea harjutada juba siis, kui laps läheb esimesse klassi, et tekitada temas üldse õpioskusi, õpiharjumusi ja siin tegelikult on roll nii vanemal kui ka koolil ja õpetajatel, et aidata lapse nii-öelda motivatsiooni läbi selle tõsta, et tal on ka distsipliin, et vahest, kui see motivatsioon kipub langema, mida ma arvan, et meil kõigil elus ette tuleb, siis distsipliin või harjumused on need, mis siis toetavad ka noore sellist püsimist sellel õppimisel. Kui nüüd noorel on tõesti pikaaegne negatiivne kogemus õppimisega või tal polegi neid õpioskusi või harjumusi, siis seda kõike aitab või saab nii-öelda luua. Ja seal, ma arvan, on ka väga oluline roll tõesti jälle vanematel aidata lapsel selliseid häid õpiharjumusi või kogemusi luua. Ja selleks on oluline koos lapsega tõesti maha istuda, arutada, vestelda, kuidas see võiks välja näha, aga see tõesti eeldab seda, et ka vanem ise on motiveeritud oma noort sellest toetama ja aitama, et leida neid õigeid õppimisviise. Ja ma tean, et täna tuleb meil veel ettekandeid, mis tõesti räägivadki ka sellest, kuidas siis seda noort toetada, kellel on pikaaegne negatiivne kogemus õppimisega, et mis roll on seal koolil ja vanem siis saabki läbi selle toetada, et olla mõistev, toetav, märgata oma last, tema vajadusi ja aidata tal neid nii-öelda reguleerida ja täita. Aga vaatame nüüd, kuidas siis vanem saab oma last siis selle motivatsiooni toetamises ja üleskutsumises nii-öelda toetada. Üks asi siis on see, mida vanem teha saab, on märgata lapse seisundit. Märgata, kuidas ta on, et kas ta on väsinud, vajab ta toitu, vajab ta joomist, et mõnikord tuleb ka teismelisi sellesse kohta vaatama suunata, et tunduvad küll juba päris iseseisvad, aga vahest vajavad ka nemad seda tähelepanu, et kuidas nende baasvajadustega on. Ja siia alla käivad tegelikult ka sellised emotsionaalsed vajadused, et kui laps ongi stressis või kurb,
et siis märgata seda, et temaga on kuidagi teisiti. Siis on see nii-öelda alustamise aitamine, et vahest tunduvad need ülesanded või tegevused noore jaoks väga sellised suuretükilised, suuremahulised, et siis saab vanem aidata tal natukene seda väiksemaks hammustada, proovida julgustada, et millest me saaksime alustada või mis on see kõige väiksem asi, mis me täna selle jaoks teha saaksime. Ja julgustada teda selle juures. Siis on tõesti, nagu ma mainisin, see autonoomia toetamine. Et kui me läheme seda teed, et me nii-öelda käsutame, ütleme, et nüüd sa pead, nüüd on viimane aeg, hakka pihta, siis jällegi mõjub noore motivatsioonile nii-öelda hävitavalt. Et ta tunneb ennast nurka surutuna, ta tunneb ennast kritiseerituna ja siis jälle tegeleb aju hoopis selle osaga, et kuidas selle stressiga toime tulla. Ja hakkab hoopis selle poolega nii-öelda tööd tegema ja ei pane ressurssi sellesse õppimisse ja õpimotivatsiooni. Väga oluline on siis ka vältida just seda kriitikat ja võrdlemist. Et noor on sellele väga tundlik ja ma olen üsna kindel, et enamus noori ka tajuvad seda, kui nende õpitulemused ei ole head. Nad juba nii-öelda iseenda sees, iseendaga on piisavalt kriitilised, et siis see väljast tulev kriitika mõjub jällegi veel rohkem sellena, et see võtab seda maha, et vanemana me saame ikkagi jääda positiivseks, julgustada, jõustada ja toetada oma noort selles, et ta tegelikult saab sellega hakkama. Ja tõesti, vanem saab aidata leida tähendust, et proovida leida seda kohta, et kuidas aidata seda õppimist teha noore jaoks selliseks, et see oleks huvitav, et see oleks motiveeriv, et see kuidagi seostuks tema kas tulevikuvaadetega või ka praeguste olukordadega, et vahest saab tuua näiteid ka kas enda elust või mõndade lähedaste elust, kuidas see üks või teine õpitud oskus on aidanud siis noore või nii-öelda seda õpitud oskust rakendada. Aga me oleme sellest teooriast siis nüüd mõnda aega rääkinud, vaatame nüüd natuke seda praktilist poolt ka, mida siis saab vanem teha praktilise poole pealt, mis võiks siis olla abiks noore nii-öelda motivatsiooni toetamisel. Üks peamisi tehnikaid, mida mina ka oma töös väga sageli noortega kasutan, ongi siis aktiivne kuulamine. Ja selle juures on siis peegeldamine ja ümbersõnastamine. Ma räägin siis natuke ka, mis see aktiivne kuulamine endast kujutab. Seal on siis teatud hoiakud, mida on hea jälgida, et oluline siis on olla aktsepteeriv, empaatiline, siiras ja kohalolev. Et aktiivne kuulamine ei tähenda seda, et ma kuidagi annan noorele seal nõu või tagasisidet, vaid see ongi lihtsalt tema nii-öelda mõtete kuulamine ilma igasuguse tagasiside või kriitika või siis nõuanneteta, vaid tõesti kuulata, mis see noor parasjagu räägib. Ja selleks, et see oleks selline vestlus, siis saame seal kasutada sellist kahte tööriista nagu ümbersõnastamine. See pool on siis selle kohta, kuidas me siis anname noore mõtte oma sõnadega edasi. Et kas ma sain sinust õigesti aru või ma kuulsin, et sa ütlesid, et õppimine on sinu jaoks raske. Ma kuulsin, et sa ütlesid, et see matemaatika on nõme, et aidata noorel ka kogeda seda, et keegi kuulas ta mõtet ja sai tema mõttest ka aru. Ja aktiivse kuulamise juurde käib alati ka peegeldamise osa ja see on siis see pool, mis on nii-öelda, kus me tõlgime siis seda pilti, mida me näeme. Et kui ümbersõnastamine on see nii-öelda sõnadega pool, siis peegeldamisega me püüame kokku võtta selle koha, mida noor tunneb või kuidas me näeme, mida ta võiks tunda. Ma panin siia ühe sellise näite ka, et kuidas see üks aktiivse kuulamise vestlus võiks välja näha lapse ja vanema vahel. Et siin laps väljendabki, et tal on ükskõik, ta ei viitsi kooli minna, et haridus pole talle oluline ja ma arvan, et enamus juhtudel vanemad juba nii-öelda käivituvad selle peale ja tahaksid öelda lapsele, et haridus on oluline ja et koolis tuleb käia ja mis mõttes sa ei viitsi. Aga aktiivse kuulamise puhul me saame teha nii, et me hoopis ümbersõnastame tema mõtted. Et vanem saab siin öelda, et sa ütlesid, et sul on ükskõik ja sa ei viitsi. Et see tundub sinu jaoks praegu kuidagi väga mõttetu. Ja see on see koht, kus noor saab jälle avada ennast. Et aktiivne kuulamine mõneti on niisugune sibula koorimise koht, et siis me saame jälle uue kihi sealt nii-öelda lahti. Et siin ka noor ütleb, et ta täitsa nõustub vanemaga, et jaa, see on igav, nagu nii ma ei saa aru, miks ma pean seal käima.
ja vanem saab jälle tagasi nii-öelda ümber sõnastada või peegeldada seda, et ta märkab, et noorel on seal tundides võib-olla igav või ta ei saa hästi aru ja et see teeb selle koolis olemise raskeks. Ja siis laps, eks ole, jagab edasi oma mõtteid, et õpetajad seal ainult vinguvad. Ja vanem saab jälle aidata lapsel mõista, et ahaa, et kui õpetajad kritiseerivad, et see vist ajab sind päris pahaseks või väsitab ära. Ja siis jälle laps saab, eks ole, anda tagasisidet sellest, mis ta siis tunneb, eks ole, et see tõesti ajab närvi, eks ole. Ja ta kohe toob selle kihina jälle välja, et talle ei meeldi kuulda seda, kuidas ta on laisk või seda kriitikat kuulata. Ja see on jälle vanemale selline hea võtmekoht, kus ta saab minna jälle lapse sees natuke sügavamale ja mõista, mis see laps tegelikult tunneb läbi selle õppimise. Et vanem saabki näiteks peegeldada talle, et sa ei taha, et sind tuntakse laisana või et sulle on nagu oluline olla selline mõistetud ja oluline ja väärtustatud. Ja laps toob siin jälle välja, eks ole, vastusena, et ta lihtsalt ei jaksa kogu aeg pingutada. Ja jälle saab vanem kätte selle, et ahaa, et laps võib olla väsinud, eks ole, sellest pidevast pingutusest ja kriitikast, eks ole. Ja laps jälle kohe siit toob edasi, eks ole, et jah, kui ma maha jään, siis ei ole mõtet enam proovida, eks ole. Ja see vestlus tegelikult võib kesta päris pikalt, see võib mõnikord olla lühem vestlus, et oleneb siis sellest, kui avatud laps on või milliste tunnetega ta parasjagu on. Ja mida pikemalt või mida rohkem seda peegeldamist ja aktiivset kuulamist teha, seda rohkem me tegelikult aitame lapsele oma emotsioone nii-öelda allapoole tuua, et kui laps tuleb koolist koju, ta emotsioonid on kuskil siin, eks ole, et ta on väga ärritunud, ta on pettunud, ta on väsinud, ta on vihane, siis läbi aktiivse kuulamise me saame tegelikult neid palju rohkem alla tuua ja siis saab lapsega tekkida juba selline vägagi mõistlik ja ratsionaalne vestlus, kui me oleme aidanud tema nii-öelda tundeid ära reguleerida. Aga lisaks aktiivsele kuulamisele on veel paar asja, mida vanem saab siis teha, mis võiksid aidata nii-öelda lapsega suhte loomisel ja ka selles, et aidata tal nii-öelda õpimotivatsiooni saada. Ja teisena ma olengi siia välja toonud, mis ma juba enne ka mainisin, on see, et märgata lapse vajadusi. Ja panin teile siia slaidile ka sellised jäämäed, et need aitavad hästi välja tuua seda, et kui meie vajadused on rahuldatud, kui me tunneme ennast hästi, kõht on täis ja on hea soe olla, sõpradega on head suhted, tunnen ennast mõnusalt, usaldatuna suhtluses, siis tegelikult on see nii-öelda heledam pool, rohkem esil ja siis on need tunded ja siis on rohkem motivatsiooni, tahet ja soovi nii-öelda edasi tegutseda ja toimetada. Nüüd see teine pool on see pool, kus siis kui meil need vajadused on rahuldamata. Et üks asi see, et võib-olla olete märganud seda seost, et kui endal või ka lapsel kõht tühi on, siis ta on rohkem ärritunud ja võib-olla kurjem ja võib nii-öelda kiiremini nähvata või tagasi öelda midagi sellist inetut või solvavat. Et siis see tulebki sageli sellest, et kui meil vajadused on rahuldamata, siis meil on ka need tunded sageli sellised raskemad ja võib-olla sellised negatiivsemad. Et siin saab ka vanem jälgida seda, kuidas laps tundub, et kui ta on selline jõuetu või väsinud või kiirelt ärrituv, endasse tõmbunud, sihuke tühi, et siis võib olla, et mõni tema vajadus on rahuldamata. Ja kuna noored veel väga hästi ei tea, kuidas oma vajadustega tegeleda või kuidas nendega kooskõlas olla või kuidas neid märgata, siis vanem saab olla see, kes saab seda tähelepanu sinna tuua. Ja kas või kasutades seda sama aktiivset kuulamist, et öeldagi lapsele, et ma märkan, et sa oled täna kuidagi väsinud, ma märkan, et sa oled ärritunud, et aidata lapsel rohkem avada seda kohta ka endas. Siis on väga oluline see suhe, et vanem saab hoida fookuses suhet, mitte seda tulemust. Õppida saame me tegelikkuses eluaeg, et meil on õnneks väga palju võimalusi minna nii-öelda tagasi kooli ja õppida. Suhet uuesti parandada, luua on oluliselt keerulisem ja sageli on selleks vaja ka nii-öelda teraapia abi. Et mida vanem teha saab, on see, et hoidagi seda suhet fookuses ja keskendudagi sellele, et vaatame pigem seda, kuidas sinuga praegu on, kuidas minuga praegu on ja vaatame siis seda õppimise osa nii-öelda hiljem. Et laps saaks ikkagi tunda ennast turvalise, hoitud ja mõistetuna. Ja siis on vanemal selline oluline roll ka, et olla siis oma noorele selliseks emotsionaalseks toeks.
Et siin tõin piltide näol ka sellise välja, et kui on rahulik vanem ja rahulik laps, siis meil tuleb sellest ka välja selline rahulik laps. Et laps tegelikult lähtub väga palju sellest, kuidas vanem ennast tunneb ja kuidas vanema emotsioonid on reguleeritud. Kui meil on rahulik vanem ja ärev laps, siis tegelikult laps saab vanemalt laenata sellist regulatsiooni, vanema rahulikkus aitab ka temal rahuneda, et need ajud pidevalt suhtlevad omavahel. Ja lõpuks laps tegelikult ka rahuneb läbi vanema, et kui vanem jääb rahulikuks, selgitab, kuulab, mõistab, annab ruumi, siis laps ka rahuneb pikapeale maha. Kui aga meil on ärev vanem ja ärev laps, siis igal juhul on see tulemus ka ärev laps. Et kui vanem ka ei tule võib-olla tunnetega kohe toime, võib-olla kiirustab, kärgib, kiirustab takka, et ma ei tea, pane nüüd riidesse või mine nüüd õppima ja tee nüüd see asi ära, siis see tõstab tegelikult ka lapse ärevust ja aitab sellel tema ärevusel veel püsida. Ja see loogika koht siin on ka selles, et kui laps on rahulik ja vanem on ärev, siis jällegi laps laenab seda vanema ärevust, et need ajud suhtlevad ja laps tegelikult võtab ka vanema ärevust tihtipeale endale. Et kui vanem on kuidagi võib-olla tööst väsinud või tuleb, on ärritunud, keegi kolleeg on midagi öelnud või on mingid tööülesanded olnud, mis pole sobinud, et siis võib ka laps jällegi selle võrra muutuda ärevaks, sest vanema regulatsioon on selline ja siis ta laenab seda ärevust vanemalt. Ja kui nüüd tõesti juhtub see, et enda teadmistest saab kuidagi otsa, siis tasub alati kasutada seda, et küsida abi. Et tänapäeval on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas vanemad saavad tuge, et saab alustada kas kohalikust omavalitsusest, lastekaitsespetsialisti juurest, kellel on ka väga palju erinevaid võimalusi, kuidas siis toetada. On erinevaid vanemluskoolitusi, mida saab läbida ja saab ka jällegi küsida omavalitsusest, kas nad on valmis toetama näiteks nende koolituste läbimist või siis pöördudagi kas teraapiasse või mõne nõustaja juurde. Et selles olukorras ei tasu jääda üksi ja abi küsimine tegelikult näitab ka lapsele seda, et võib küsida abi, et see ei ole kuidagi nõrkuse või ebapiisavuse märk, et abi küsida on väga okei. Nüüd, kui me räägime sellest ärevast vanemast ja pigem rahulikust lapsest, siis see võib tõesti mõnikord juhtuda, et vanemad samuti ka on mõjutatud sellest kiirest elutempost, suurtest kõrgetest ootustest ja seetõttu võib vanem mõnikord oma sellist ootusärevust või sooritusärevust ka lapsele üle kanda. Et laps sageli ei pruugigi seda sellisel moel kogeda või tunda, aga vanema ärevus võib sinna üle kanduda. Ja tänapäeva võib-olla selles ühiskonna olekus, kus meil on erinevad sõjad, muud poliitilised konfliktid, siis ka see ärevus sageli, mis vanematel läbi selle tekib või ka näiteks majandusraskused, võib lapsele läbi selle mõjuda ja seetõttu võivad vanemad oma ärevust lapsele üle kanda ja võib-olla nad oma ärevust sageli sellisel kujul ei märkagi, kui seda, et lapsel tekib siis sellest ärevus. Ja see on tõesti praegusel ajal päris sage kogemus. Võib juhtuda, et vanem tõesti ei soovi või pole tal seda võimekust oma last toetada läbi selle, et iseendaga tööd teha. Et siis on hea leida noorele tõesti toetavaid teenuseid, teisi toetavaid täiskasvanuid, kes saavad ajutiselt seda rolli täita. Et mõnikord võib laps läbi oma arengu ja tervenemise või oma tulemuste paranemisega vanemat motiveerida selles, et selliseid samme teha, et ka iseendaga tööd teha. Aitäh!